stiilitusest rääkides, siis siin on näide. Paneme siia peale pintsaku, mis siia üldse ei sobi. No ma räägin. Tere! Nüüd me hakkame unboxima veel 2 kasti, mis tulid, nagu te võite näha, siis nad tulid siit poest ja ei, ma ei ole siin taga paljas. Seda õnne või? See on Change Lingerie, see ei ole kuidagi sellega seotud, aga ma panin midagi viisakamat selga, et ei peaks mu pekke vahtima. Aga ühesõnaga, mul on About You'ga siis nii-öelda augustikuine koostöö ja sel korral ma ütlen, see kood eelmine kord oli mulle pekkis. Kui kellelgi on probleeme, kohe reportige mulle ja kirjutage, pommitage nende instat ka nagu. Aga sel korral ei ole see kood mingi Marim veel 1 L-iga, vaid on Marim 25. Siis on ta vähe selgem, sest seal on mingi mingi süsteem. See kood peab olema mingi teatud arv pikk, seal peavad olema numbrid. Ühesõnaga, sellepärast on ta Marim 25, siis ta on lihtsam kui Marim L, millega mitte keegi ei ole harjunud, et ta on 1 L-iga. Aga mulle meeldib, et... Kas me teeme äkki nii, et sa paned selga ja siis teeme niimoodi klõps ja klõps ja klõps näiteks? Mis klõps? No, et paned nüüd selle selga. Nii? See on bluus, okei. Ja. Nii, ja mis klõps? Noh, ja siis panen pausi peale ja siis vahetad riided ära ja siis... Tee, kuidas tahad, kuidas see mugav on. Ja, nii. Kas see on esimene outfit? Ja, see on esimene outfit. Selline. Ei paistagi, et rase oleks. Kusjuures tõesti. Ja. Meeldib üldse, ma olen jõudnud paljas. Ma peaks ikkagi midagi selga panema. Et jälle mingi selline ilma alumise otsalt asi tuli. Näe, siuke hõlst. Mulle need hõlstid hästi meeldivad. See ilmselt rasedana ei lähe küll nii hästi selga, kui ta võiks, aga käib kah. Noh, tegelikult annab siit. No tegelikult on cool. Näitan, ma teen timelapse samal ajal Instasse. Näita selja tagant. See on, ma arvan, mitte rasedana veel parem. Mul on üks solitaaline hõlst roosa olemas ka. Meelisele ilmselt meeldiks see firma Dorothy Perkins. Ei ole. Jah. Meelis küsib, kas see kleit on jõulupeole. See tõesti sobib jõulupeole, see läheb niimoodi kaunisti. Tule, näita mulle natukene lähemalt, seda näitame. Aha. Ma saan sellega kõhupilte ka teha. Mis siin on? Okay. Samet. Selline. Et siis jõulupeole minek, jah? Jah, ma vaatan kohe, mis siin järgmiskotis on. Nii, Meelis, ütle, kas on nokk. See vist on okei. Ma ei saa isegi aru nagu. Ma mõtlesin, et ta toob rohkem, et ma saan rohkem prego kleedi sellest teha, aga ma ei saa vaata. See koht jääb nagu siia, ta ei jää nagu rinna alla. Ja ma ei saa samas nagu... ei ole seda kuskile nagu lükata ka. Aga muidu see nokk vist. Ma arvan, see nokk siis peab oma rasega. Ma praegu näen ühte põnevat asja, mis see ei ole üldse sinu süü. Ma näen Hedoni käejälgi peegli peal, mis jätab mulje, nagu su kleidil oleks plekk. Jah, täpselt selline jälg on. Aga muidu see on nagu äge, ta on nagu... A materjal? Materjal on random. Ta ei ole nagu mingi siuke, mis üldse õhku läbi ei lase, aga ta ei ole nagu ka mingi kõige parem. Aga ma ei tea, see mulle tegelikult meeldib. Otse vaates ei saa üldse aru, et ma oleks. Ma just tegelikult inimestele küsimus puffis varrukate suhtes, et nagu kuidas nagu minu jaoks on see siuke 80-ndad. Ja, et nagu võite kommenteerida, kuidas te suhtute puffis varrukates? On need puffis varrukad? Jah. Kuidas te sellistes, ma eeldaks, see oleks mingi diskopeole mingi. No ma lähengi. Ahaa, ok. Ei, see kleit mulle meeldib. Ma arvan, see on mu lemmik, aga te võite öelda, milline on teie lemmik siiamaani.
kas meil on veel? Jaa, on veel. Ma tegelikult unustasin enne ühe asja ära. Kõik need riided, mis siin on, nagu kõik, ka Meelis omad. Ma tegin sellise eksperimendi ju, et ma tellisin kõik asjad, mis maksid alla 20 euro. Ehk et kõik need asjad olid alla 20 euro nagu very good deal, noh. Ja ütlesin, mina lihtsalt olen praegu rase ja need ei ole kuskilt rasedate osakonnast, need on lihtsalt nii-öelda naiste sektsioonist. Aga lihtsalt ma üritasin valida selliseid riideid, mida ma saaksin kanda praegu ja soovi korral ka hiljem. Ja see näiteks on just väga ilus reid. Kõht tõesti tuleb kuidagi rohkem nagu see teeb ümaremaks, sujuvamaks kõhu. Ei, see on nagu täiega ilus ja see on nagu siuke, ma arvan, et on puuvillaga, ta on nagu siuke soe ja mõnus, talve tuleb, you know, võibolla pean küll toas istuma, aga still. Ja kuna kui juba krediiti antakse, siis tuleb ikka maksimum võtta, siis lõpuks ma valin mingi suhte random, mingi pitsaku moodi asja. Et ikka krediit nagu saaks kokku, aga ma räägin, alla 20 euro kõik need asjad on ja. Sa näed nii business woman välja. Ma hakkangi business womaniks sügise pealt, ma näitan siia. Jaa, varukas võiks lühemaid olla. No seda ma saan alati keerata. Mul on alati... Tõesti, sulle siuke stiil täitsa sobib sulle. Mis stiil? Business woman. Business või? Kas teie arvates Leinule sobib siuke business? Mul ei ole vaata kunagi mingit stiili olnudki. Nagu selles suhtes... Stiilitu. Ei no näiteks võtta Evelis, ma räägin, no jumala Savin, mis kotis ja selga tõmbab ikka näeb jumala hot välja ja siis olen mina nagu... Savi, kas ma panen endal mingi business woman kleidi selges, ma näen nagu mingi välja. Või siis, kui ma panen endal mingi Paavli kleidi, siis ma saan sõimu, et ma olen mingi imelik ja tahan näha välja nagu 15, aga olen 35. Nii, ja ülejäänud on, üks kleid on veel mulle ja siis on Meelis asjad. Et siis selline kleid. Ma ei tea isegi nagu, kas see oli mingi hea mõte või ei olnud hea mõte, ma proovin korra kontsaga. No kui ma kingad jalga mõtlen, siis ma tunnen endale nagu veel suurema heinapuhja, nagu ma enne olin. Nagu ma kujutan ette lihtsalt, kui Evelis paneks selle kleidi selga ajaks, siis mingi, ma olen mingi kuradi paldaturule mingi sibulaid ostma ja näeks ülikuul välja nagu. Ja siis olen mina nagu mingi tiiutalu tütrekene, mine saune kütma päriselt. Ma just tahtsin öelda, et tegelikult meenutad sa selle kleidiga mulle sellist Saaremaa piigat, kellega ma tahaks keeruta, lennuta. Just, aga see... Issand. Aga sa meenutad sellist tüdrukut, kellega ma tahaks minna lakka pattu tegema. No aga kas nagu seksikas mõttes või lihtsalt see on nii räme kleid, et korra käiku seljast? Ma ei ole veel otsustanud. Aga päriselt nagu tavaliselt, kui kontsad teevad nagu asja paremaks, siis praegu... Tead, äkki sa oled rase. Vaata, kui sa võtad rinna alt kokku. Ei no võta rinna alt kokku, noh. Mis sul paremaks läheb? Ei lähe tõesti. Noh, mul ei lähe, see on nii lai, et mu kõht ei paista üldse praegu välja siit. Aga see nagu on mingi... Mis on teie soovitused, kuidas seda kleiti kanda, kui sa oled rase ja kuidas seda kleiti kanda, kui sa ei ole rase? No vaata, proovime, kui ma paneks siia mingi pintsaku peale, kas see läheb paremaks. Stiilitusest rääkides, siis siin on näide. Paneme siia peale pintsaku, mis siia üldse ei sobi. No ma räägin. Ja kõige peale võiks veel selle roosa jaki panna. Kui te tahate. Nagu kuidas ma suudab valida. Ja mul on jumala pilti. Sellepärast ma käingi Paolis. Ma isegi ei taha osta nagu 20 euroseid riideid, sellepärast, et ma ei suuda osta. Ma panen alati mööda mingite lõigete asjadega. Need on pildi peal mingi, täiega äge. Ja siis ma panen selga mingi, kus mu kuradi ämbrid on, ma lähen sauna kütma päris enne. Kartulit võtma vahel on. Nii, aga sinu kleitidega on kõik? Ja, nüüd on sinu kord. Nii, nüüd on minu kord. Mul on hea veel. Aga, siin on üks aga. Ma väga ei tea nendest riietest midagi, mis sa mulle valisid? Ja, sest ma valisin need nii, et need läheks kokku nende riietega, mis ma endale võtsin. Vaata, mul oli ka kollane särk.
Only and Sons. Mul oli kollane särk, sul on... Brändina see mulle täitsa meeldib. Selline cool. No, mul on sama värvi särk. Jaa, kas ma panen selga? No, pane. No, proovime. Talv tuleb. Mis suuruse sa võtsid Elle? Et ma olen ka rasedusega juurde võtnud, jah? Kindlasti. Aga tegelikult on... See on, vaata, sügisesse värve. On jah? See on täpselt nagu, sa oled nagu mingi vahtraleht. Järgmine. Mine viitsi siin pausitada ja teha. Võta järgmine ja räägi vahepeal inimestega juttu. Võta paljaks, mõtlen ma. Pane paus. Mul peaks olema see kardin, vaata, saaks vahepeal ette tõmmata. Ma räägin, ma ei saa pausi panna sellepärast, et see on huvitav, kui sa avad, et sa ei tea, mida sa saad. Tee lahti. Ei. Ma tõesti ei saa aru, mis asi see on. Mul on mingid sokid. Ma päriselt ei saa aru. Näo, masti. Aga pakendi sees oli need nagu... Okei, ma pean siit lahti lõikama seda. Siis ma saan ühe endale... Siin on nagu... You're too close, keep distance. No, siis proovin ette. Need on mingid... Isegi... Need on veits väike, nagu... Nõks on väike mulle. Aga ma näen välja nagu ma ei tea mingi puravik nende. Sest kuna see väike, siis see tõmbab kõrvad mingiks selleks. Sul oleks nagu mingi jokkeri smile ees. Jaa, aga muidu on nagu... Äkki need lähevad mulle siis paremini? Pigem jah, aga hästi mõnus materjal. Siuke puuvillane ja äkki. Nii, järgmine. Next. Need ma lihtsalt tellisin, sest krediiti oli vaja kulutada. See on reisikott. Joo, siin on küll kirjas, et... See on kohvri organizer, nagu ma olen aru saanud. Siin on küll nagu kirjas nii, et ma näitan, et siin on need jalanõud märgid, aga meil taolised on ja need on väga head, väga mugavad. No see võib-olla on lihtsalt, et sa sellesse suurde saad jalanõud panna ja siis... Your shoes ja siin koti sees on veel koti, et sa saad siis nagu... Jaa. Me võime need välja ka loosida, sest meil on neid tegelikult. Jaa, et siia sisse saab nagu panna. Kui keegi tahab neid, siis jätke kommentaaridesse. Jaa, ma arvan, kõige mõttekam on videojagajate vahel välja loosida. Kui on huvitatud, siis andke. Jagage videot ja siis loosime välja need. Need on ühesõnaga, kohvrit on jube lihtne pakkida, te võite... Ilmselt olete meie story'des näinud, mul on alati kõik asjad nagu sinna pakitud, nagu nendesse, siis on kohvris võtab vähe ruumi, kõik on ära organiseeritud. Nii. Selle bluusiga on nüüd nii, et... Lase kõht välja. Ma ei ole mul kõhtu praegu hardcore sees. See vist on ees. Motivatsioonibluus. See on mega motivatsioonibluus, et kui ma nüüd kõhu välja lasen... Are you ready? Mingid vahed. On küll, aga mega magu on ees. See on... See on tõesti natuke kitsuke. Kellel on väiksem mees kui Meelis, siis võib ka kommentaaridest teada anda, sest meil on ära anda üks all särk. Aga mehel ei tohi magu olla. Ja muskleid. Maotu mees. Maotu mees, palun enda endast märku. Muidu ilus materjal on väga mõnus, aga jah, lihtsalt minu... Kuna ma olen rasedusega juurde võtnud umbes, ma olin, no see ma vähem. 7 kilo vist või? Ei, mitte nii palju. Palju sa kaalub praegu? Ma ei mäleta, mingi 4 kilo olen ma ainult rasedusega juurde võtnud. Sinna juurde panen karantiinikilo ja siis saamegi 7. Nii et... Seda ma mõtlengi, et 7. Jah. Sama palju kui mina. Täpselt, aga ma ei ole rasedus. Ühtlasin mainin, et ka kõik Meelise asjad on kuni 20 €. Nii, kallikene. Kiidu ja laidusõnu. No saad isegi aru. Need on sulle liiga lühikesed, äkki keerad üles?
ei, materjalist räägin, see on velvet on ju. Jah. Ma ise kui vaatasin, et mul oli mingi, ega ma mingi kalamaja hipster ei ole, aga. Need on dressipüksid, Meelis. On või? Jah, need ei olegi mingid linna peale mineku püksid, need kodukaltsud. Need on mega mugavad ja ma ei tea, minu arust sobib niimoodi küll minna. Nüüd ma peaks tegema, see minu arust mätsib sinu selle, mis sul see valide kleit oli. Sellega soovime hästi Balta turule sibulaid müüma. Jaa, nagu täpselt, sinna. Balta turul Tasu ja Talu on ju lahti veel, lähme sinna. Kuule, kartulid on võtmata meil. Talvekartul on meil Tasu ja Talu seal põllu peal võtmata, sellel lähme järgi, riided on olemas. Nüüd ma saan aru, et need mätsivad selles mõttes, et siin ongi siukse mõlemad maalähedased, maavillased. Mine pekki, tea mis võiks teha, võiks siia lähedale põllu peale shootile minna nende riietega. It's a deal. Ma peaks sama tegema, mis sina, oota, ma panen võtsad jalga. Nüüd läheb sul varba otsa. Need on mega mõnus, sügis ja vaib või siukene, läheks kooli nende riietega. Mis toob mind järgmise asjani, mida ma siin näen. Ma näen siin see on minu oma. No jumala eest võtta endale, kui tahad. No, ma kohe proovin põnesad. Ma vaatasingi, et seljakott, et nüüd ma lähen kooli, et siis nagu koolivitsile seljatoestusega. No selles suhtes, et sa vist roosa kotiga ei lähe kuskile. Ma kannan selle välja. Ma tegelikult tellisin selle sellepärast, et ma tellisin ju endale teadaolevalt siis, kui ma sain triibud selle beebi mähmekoti, aga ma tellisin selle Austraaliasse, sest seda ei müüda Euroopas. Ja siis on Austraalias kinni, sest seal on koroona ja midagi välja lasta ja siis ma mõtlesin, et ma võtan mingi suvalise koti endale ajutise lahendusena seni, kuni uuel aastal see lahti läheb, et ma saan midagi ikka sinna, mingi piimapudeleid sinna ette panna, et noh, käib kah. Ma ei tea, kuidagi. Ka see kott oli alla 20 euro. Ja. Kõik asjad olid alla 20 euro. Väga. Issa ma tunnen ennast nagu koolilaps, päriselt. Ja tahad ma toon sulle Astrid ka või? See vist ei ole päris nagu. Te võite palun kommentaarides päriselt teada, kuidas see kombo tegelikult, sest mulle see meeldib. Nagu päriselt ka see kott, mis sest, et on siuke rõõsa. Nagu, minu arust oma kuule. Täiega siuke. No vaat, ma ikka oskan valida. Päris me peame kalamajja kolima. Ei, vaata, see ongi see, et ma pean rohkem sulle riideid valima, sest sa oled väga kinni mingites materjalides ja värvides. Sa ei taha nagu katsetada, näiteks saad alati öelda, mingid velvetit ma ei kanna. Ja siis ma mõtlesin, savi vaata mingi 20 eurtsi või ma ei mäleta palju, no alla 20 eurine, et tavai, et nagu, ja need on tegelikult minu meelest on mingi kodupükste või dressipükste nime all. Et nagu savi, noh, kodus ikka kannad, ma ei tea, lähed kas või, ma ei tea, Hedoniga õue jalgat mängima. Siis nüüd ma saan aru, on tal uued lemmikpüksid, nii et ma pean rohkem riideid sul ostma lihtsalt. Ma näen ennast täiega kooli minemas nii õpetama kui õppima. Kujuta ette, siuke turunduse õpetaja tuleb sulle, viskab selle kotti lauale ja siis mingi hakkab rääkima. Nii, räägime need turunduse ajaloost. On juba cool ju. Jah. Jätke siis kommentaaridesse, kas Meelis võiks niimoodi kooli minna, milline kleit teile meeldis kõige rohkem minu kleidivalikust ja kõikide jagajate vahel loosime välja kohvriorganisaatorid. Ja, see tundub nagu nii lamp päriselt, aga see on ülihea asi. Me oleme aastaid kasutanud. Nii et jagage, muud ei ole. Thanks, et vaatasite.